Tere! Head taasiseseisvumispäeva mehed! Aitüma sulle ja head iseseisvuspäeva sullegi! No jah, sul on ikka ja alati oma noored sõbrad kaasas. Sa ei saa neid ka kuhugi maha jätta. No ja sellepärast sul noorikut ei olegi. No ei mahu voodisse ära. Ei noh, voodi võib ju suurema osta, aga ega mul selle kiire asjaga kiiret ei ole. Hoia nendest naistest võimalikult eemale. Alguses on trullalla, trallalla ja hiljem muudkui maksad ja maksad. Ma ei saa aru, miks meid juba kooliaeg sellest ei hoiatatud. Naist tuleb peljata rohkem kui riiki. Need nõuavad samamoodi raha, nagu riik tahab makse saada. Aga kas meil on antud võimalust keelduda? Ei ole. Ja kui saadki kuidagi ära vingerdada, siis on ju igasugused sanktsioonid. Teate mehed, mina ei maksa Eesti riigile enam mingeid makse. Tänapäeval on vist päris keeruline kõrvale hiilida. Jah, aga meie naisega oleme mõlemad töötud. Aga mis sellest? Kuradi ma hea on ikka mehed täna koos teiega tähistada seda iseseisvuspäeva. Mul on nii hästi meeles see kellaaeg 23.02. Augustikuu 20. august aasta 1991. Ja siis ta tuli nagu leevike, kes lendas puu otsa ja tegi tsir-tsir. Mehed, võtke kartulikoori ka peale. Naine tegi eriliste maitsetega. Mis sa oled pihta saanud või? See on mingi nali või? Kuule, kas ma näen sedamoodi välja või? See kellel tuleb selline mõte neid jumpstükke kaussi panna. Mina ei ole küll lubanud neid kartulikoori süüa. Ei kavatsegi. Juhanil ei olnud ju meile mitte midagi muud anda. Supermarketite riiulid on ju kaubast lookas. Mina seda põhimõtteliselt ei söö. Eestlasena väärin ma paremat. Vabandust, koerad on harjunud koos minuga sööma. Ma annan neile nende toidupalukese ette ja siis kohe maitsen ka. Kui on ikka hea peremees, siis ei ole siin Eestis elul viga midagi. Oluline ongi see, et igaüks saaks olla ise enda peremees. Kui meil on laual ikka kartulikoored. Küsimus ei ole toidus. No tegelikult mehed, sööakse maailmas ikka igasuguseid põnevaid asju. Tarakane, halvaks läinud eeringat. Küsimus on suhtumist. Miks ma peaksin oma suhtumist muutma? Ta ütles, et on töötu. Aga töötud saavad ju abiraha. Selle eest olekski pidanud ju tooma. Peale 8 on paljudes kohtades ju asjad soodsamad. Aga sina pakud meile siin mingisuguseid kartulakoori. See läheb kohe pidupäeva tuju ära. Pool aastat sõin, 3 korda päevas. Siis kui pank minu vara konfiskeeris. Sõbrad aitasid. Andsid kõik oma koored mulle. Kurat, kas keegi valab ka või? Hea küsimus. Härrased, mul on ettepanek. Las seekord võtavad pitsi põhjani ainult need, kes on nõus aasta lõpuni kartulikoori sööma. Mina selles lolluses ei osale. Kui te tahate moega kaasas käia, siis andke minna. Mina väärin paremat, eriti pidupäeva puhul. Kibe on.